Tänast videot alustame siis pesulast. Auto on just puhtaks pestud ja auto ees on splitter. Ostsin siis Passatile Maxtoni ringi, et tuleb ette, taha, külgede peale ja mingisugune tiib on mul üleval juba olemas. Ja selles videos siis vaataks lihtsalt sellist before afterit ja võib-olla paigaldusest ka natuke, kuigi see on suht individuaalne. Hetkel on siis ette puuritud augud mul juba. Tegin ühe testfiti varasemalt. Netist uurides vaatasin ka, et mõned panevad esistangele ise puurivatega. See on päris ebaturvaline kõigile ja tuleb neetide ja 3M-iga külje peale. On siis komplektist tulevad ise puurivad ja 3M ja taha läheb ka poltneet mingi kombo. Maxtoni komplektist siis lähemalt ka, et väga hästi tehtud minu arvates. Tuleb kohale ilusti pakendatult, läikiva osa peal või nähtav osa peal on siis selline plastikust kile, mille saad ära tõmmata vahetult enne paigaldamist. Kõik, mis paigaldamiseks vaja on kaasas, juhendid on kaasas ja selline väikene karbitäis nänni tuleb ka, kus on siis kleeps, mingid võtmehoidjad, andmepaelu, igast selliseid vahvaid asju. Miks keegi sellist asja tegema peaks, ma ei tea. Alguses ma tegin nalja, paneme spoilad külge ja teeme madalaks, aga tegelikult siin me juba oleme. Ja enne kui päris asjaks läheb, siis tahtsin näidata, et tegelikult auto sai salongi upgrade'i ka, et nüüd on seal Airline'i rool sees, mis minu jaoks väga palju muudab seda salongi pilti. Tegin paigaldusest ka siis mõned klipid, et kõigepealt üks, kus oli siis vanast roolist viimane klipp, siin väike torque to spec. Ja siis vaatame üle, et siin klipis on näha, kuidas airbag ei ole veel sees, et ettevaatlikult panen käima. Käivitades midagi viga ei olnud, aga kuna aku käis järelt ära vahepeal, siis oli palju veateateid ja need kadusid siis sõiduga ära lõpuks, et midagi muud ei olnudki, täiesti plug and play. Kuna on sama tootja oma, mis on ka nendel mudelitel tegelikult teinekord leitav, aga mitte väga tihti. Rool ise tuli siis ühest lammutusest, airbagi ostsin teisest lammutusest. Mõlemad olid väga mustad ja roolil oli suitsuhais, aga sellest ma sain lahti Gioni toodetega, et leather set ja interior detailer tegid seekord tõesti imesid. Ja nüüd ta on peaaegu nagu uus, brand new second hand. Ja lähme nüüd Maxtoni osa juurde tagasi. Selline väike ring autole ka ümber. Põhilised nurgad peale. Ja siin sees on siis see splitter. Kui teised siis ehitavad omale rajaautosid, driftikaid, kiirendusautosid, vahetavad manu automaadiks ja teevad igast vingeid asju, et siis mina võtan siin ja kruvin natuke plastmassi külge. Aga kuskilt tuleb alustada ja ma arvan, et see on nende jaoks väga vahva väike upgrade sellisele autole. Et väga tihti ei näe ka, et keegi nendega teeks midagi, et selline pereauto transformation. Natuke aega on jälle möödas. Tagant on tehtud, külgede pealt on tehtud ja esimene splitter on siis viimane. Augud on õiges kohas, stanges on needid ja 3M on küljes. Karastisin seda tagumist osa ka, et see, kus ma teibi panen, nagu läks paremini kinni. Nüüd poldime õrnalt ära, nii et kõik poldid on nagu kinni või vähemalt seal sees. Ikka peab lops üles ja siis on küljes. Idekalt läks. Viimane neet on valesti paigaldatud, ei ole piisavalt kinni.
ja nüüd on Bolt seal lihtsalt kinni ja tuleb kuidagi välja saada, kõik keelab. Klõks. Kas me saimegi valmis selle? Jop. Nüüd laseme auto alla. Siuke väike kokkuvõte siit AutoJoy eest siis. Lisad said külge, ise olen küll väga rahul. Ma ei näe, et väga palju inimesed seda autot just niimoodi modifitseeriks. Lõpuks siis sai mitme päeva jooksul need tükid külge pandud, sellepärast, et meile tuli meie kõigi aegade kõige suurem Johnny varude täiendus. Hunnik aluseid oli siin lao juures ja nüüd on need kaubad juba poes üleval ka. Soovitan AutoJoy poele pilk peale visata. Leiab head ja paremat. Ta võiks. Tšau!